Volikogu istungil oli arutusel 8 päevakorrapunkti, millest võiks välja tuua näiteks Jõhvi valla 2013. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine, Jõhvi valla 2014. aasta 3. lisaeelarve vastuvõtmine. Jõhvi valla 3. lisaeelarve kogumaht on 121 400 eurot. 3. lisaeelarve arutamisel tehti ka ettepanek muudatuseks, mis nägi ette mitte anda toetussummas 7000 eurot kultuuriüritusele Slaavi valgus. Veel olid ka sellised punktid nagu avaliku ürituste korraldamise ja pidamise nõuded Jõhvi vallas. See kindel päevakorrapunkt nägi ette, et kuna alates 1. juulist 2014 on kehtetu Jõhvi valla avaliku korra eeskiri, mille alusel reguleeriti vallavalitsuse määrusega avaliku ürituse korraldamiseks esitatud taotluste menetlemist. Jõhvi valla avaliku korra eeskiri on kehtetu alates 1. juulist ning sellest ajast on kehtetu ka vallavalitsuse eelnimetatud määrus. Korrakaitseseadus annab volikogule ülesande kehtestada määrusega kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuded. Jõhvi valla volikogu istungi viimane ehk 8. punkt nägi ette Jõhvi valla vanema valimist ja töötasu määramist. Nii ka salajase hääletamise tulemuste teatavaks tegemisel osutus valituks endine abivallavanem Vello Juhkov. Kinnitati ka 3-liikmeline vallavalitsus, kuhu kuuluvad peale Juhkovi sotsiaalvaldkonna juht Kairi Soomer ja majandusspetsialist Aivo Tamm. Vallavanema palgaks määras volikogu 2800 eurot kuus. Vallavalitsuse liikmete palgaks kinnitati 1800 eurot. Heategevusfond Aita lapsi koostöös Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja teiste lahkete toetajatega andsid Rakvere, Narva ja Ida-Viru Keskhaiglale üle ainulaadsed ratastel liikuvad raamatukogud ehk raamatukarussellid, mis toovad suure valiku teoseid ja lauamänge ravil viibivate lasteni. Raamatukarussellid jõudsid haiglate laste osakondadesse mitmete asutuste koostöös. Oma jõudühendused Eesti Lastekirjanduse Keskus, sihtasutus Aitel lapsi ja osaühing Plaat Detail koos metallifirmaga Assi. Mõte rõõmustada haiglaravil viibivaid lapsi liikuva raamatukoguga ehk raamatukarusselliga sai alguse aastaid tagasi Eesti Lastekirjanduse Keskusest. Ja meie keskuse eesmärk on eelkõige viia kokku lapsed ja raamatud. Ja selle konkreetse projekti, heategevusprojekti raames tekkis meil võimalus tänu heategevusfondile Aitan lapsi tuua haiglatesse lasteraamatuid, Eesti haiglate ja laste osakondadesse. Ja selle projekti raames valmisid raamatukarussellid, mille peal on valik uuemast Eesti lastekirjandusest, aga ka tõlkeraamatuid leiab siit pealt. Ja need on sellised lõbusad, väga ilusa väljanägemisega kaunid lasteraamatud, mille eesmärk on teha laste tuju ja meeleolu haiglas rõõmsamaks. Ja ma usun, et selline raamatute lugemine ja ka ilusate piltide vaatamine aitab kaasa laste kiiremale paranemisele. Kui maikuus teatas Viktoria Tsventarne oma tagasiastumisest, tuli see teade paljudele suureks üllatuseks. Ta ise aga tunnistas, et mõtles kaua, enne kui selle sammu astus. Viktoria Tsventarne tunnistas, et otsus ei tulnud talle kuidagi lihtsalt ning mõtlemisainet oli palju, enne kui kirjutas avalduse. Kui varem ei soovinud oma plaanidest uue töökoha suhtes täpsemalt rääkida, on nüüdseks suur saladuse kaardil tõusnud. Uue tööpakkumised olid ja need puudutasid haridusvaldkonda ja sotsiaalvaldkonda. Mina valisin just Ecoviiri, sest et see valdkond on natukene teine, nagu te kõik teate, ja sellega, selle sfääriga mul olid ka kokkupuutumised ametnikuna ja ma arvan, et see on väga huvitav töö. Ja see on veel seotud sellega, et praegu ühinesid 2 firmat, Adelan prügiveod ja Ecoviir, ja praegu on palju sellist huvitavat tööd ja on vaja ühendada 2 firmat ja teha korda kõik dokumendid ja see töö on väga mobiilne, siin on väga palju kohtumisi
erinevaid ja erinevate kohalike omavalitsustega ja teiste struktuuridega ja palju sõite on, kuna firmal on, ütleme, osakonnad erinevates linnades ja erinevates piirkondades teostatakse ka jäätmete väljavedu. 15. juunist 4. juulini 2014 toimuval tule tulemisel külast külla käest kätte viivad kohalikud koorid, tantsurühmad ja orkestrid peotule peolinna teatesõiduni ja jalgrattastel. Enam kui 1000-kilomeetrine teekond kulgeb Tartust läbi Tartu, Jõgeva, Ida- ja Lääne-Virumaa, Järva, Rapla ning Harjumaa Tallinnasse. Peotuli süüdati raadil 15. juuni päikese tõusul ja see jõuab tantsupeole 4. juuli õhtuks. Ja seoses sellega, et 4.–6. juulini on Tallinnas siis järjekordne laulu- ja tantsupidu, siis iga kord süüdatakse laulupeo tuli Tartus, mis on tegelik laulupeo häll, nii-öelda, kus toimus 1869. aastal esimene laulupidu. Ja juba, ma ei tea, mitu korda on siis seda tuld Tallinnasse viidud erinevaid teid pidi. Küll mööda vett ja küll mööda maad ja küll seal hobustega. Seekord on siis ette võetud rännak jalgratastel. Laulupeo tuli tuleb Tartust, läbi Jõgevamaa, läbi Ida-Virumaa, läheb edasi Lääne-Virumaa, Järvamaa ja Harjumaa kaudu Tallinnasse. Ja süüdatakse ta Tartus 15. juunil ja jõuab Jõhvi 20. juuni õhtul kell 8. Et tuli jõuab kell 8 Jõhvi keskväljakule ja seal oleme me siis kokku pannud sellise simmani, kus tantsuks mängib ansambel Untsakad, esinevad meie piirkonna lauljad ja tantsijad. Ja tuli tuleb keskväljakule ja tegelikult kõik inimesed, kes väljakule tulevad, saavad seda tulepuudutust tunda, et seda tuld lastakse siis ka inimeste käest, niimoodi käest kätte, sealt läbi. Ja õhtul me paneme tule nii-öelda magama ja viime ta Jõhvi kirikusse, kust hommikul kell 10 siis laulude saatel saadame ta uuesti teele ja ta sõidab Jõhvist välja Narva poole. Ja see kõik jalgratastel. Kuna jaanipäev on suve üks kõige oodatum pidupäev, tuleb meeles pidada ka ohutusnõudeid. Ikka soovivad inimesed seda päeva tähistada küll looduses lõket tehes, koduhoovis grillides ja ka sõpradega kuskil veekogu ääres lõbusalt aega veetes. See on ka põhjuseks, miks Ida Päästekeskus pöördub inimeste poole palvega mitte unustada ohutut käitumist nii tuld tehes, grillides või veekogu ääres olles. Käes on jaanipäev, suur pidu Eesti rahva seas ja Ida Päästekeskus soovib kõigile jagada ohutusnõuded selleks ilusaks kauniks päevaks. Ja tuletame kõigile eelkõige meelde seda, et alkoholi joobes vette minek on suur osa uppumissurmade põhjuseks, mida näitab ka selle aastane statistika. Aga võib-olla siis üldisemad ohutusnõuded lõkke tegemisel ja grillimisel. Kindlasti see, et lõkke ja grillimiskoht peab olema puhas ja sellega oleks siis takistatud tule levik. Tuleb arvestada ümbruste ilmastike mõju. Piisaval hulgal esmaabivahendeid, ehk siis tulekustutusvahendid peaks olema lõkke tegemise juures. Kui me kasutame avalikes kohas lõket ja grille, siis kindlasti peab olema meil tagatud järelevalve ning ilmtingimata peale tule tegemist peaks olema tuli siis täielikult ära põlenud ja kui võimalik, siis ka kõik need põlemisjäägid kustutada veega. Kui meil on alla 1 meetris läbimõõduga tule tegemine, siis lõkkekoht peab jääma vähemalt 8 meetri kaugusele mis tahes hoonest. Ja tuleohtlikul ajal peab aga lõkkekoht paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel metsast. Kui meil on tegemist üle 1 meetrise läbimõõduga tule tegemisega, avalike lõketega, siis kaugus hoonetest peaks olema vähemalt 15 meetri kaugusel. Avalike ürituste korraldajalt tuletan meelde, et lõkke tegemise koht ja tuleleviku piiramise vajalike tulekohutustusvahenditega kogus tuleb kooskõlastada Päästeametiga ja kõik kontaktandmed on võimalik saada numbril 1524. Suplemine, mis on eelkõige väga tähtis
ohutusnõuete jälgimisega, kuna praeguse aja statistika näitab, et uppumissurmad on põhjustanud eelkõige alkoholi tarbimine. Ja alkoholijoobes vetteminek on suur osa siis põhjusteks ja siit siis üks kuldne reegel. Kui jood ära ujumas käivaid kaine peaga ja hoolitse selle eest, et ka sinu sõbrad pärast alkoholi tarvitamist vett ei läheks. Lapsed, suvi ja veekogu, need kuuluvad kõik omavahel kokku ja lapsi loomulikult jaanipäeval vee juures ei tohiks tähelepanu jätta. Lapsed naudivad vett, see peaks olema neile ohutu ja kõikide väikeste laste järve juures loomulikult vastutavad nende vanemad. Ärge jätke lapsi veekogu äärde hetkekski järelvalveta. Kuldne reegel, kui laps on vees, olgu ka vaem vees. Ida Päästekeskus soovib kõigile turvalist ja kaunist jaanipüha.